Tere, mina olen Ülle Puu ja täna ma tahtsin rääkida sellest maalist, mille nimi on Veski. Lähme veidi ligemale. Inimene läheb mäest ülesse. Tundub veidi rahulik ja väsinud moega, aga siiski lootusrikas. Inimese pea töötab nagu veski ja suu jahvatab nagu veski. Veski katusel on ruun, mille nimi on Ansus. Ansus sümboliseerib enda saatuse kontrollimist. Ennustamisel tähendab Ansus suhtlemist. Eelkõige suhtlemine iseendaga. Ansus toob uusi häid sõnumeid, uusi suhteid, uusi mõtteid ja uusi teadmisi. Inglite käest tuleb märk sinu teele, mis toob häid sõnumeid. Ansus on ruun, mis näitab, et on õige aeg õppimiseks, enda arendamiseks, uuteks ettevõtmisteks ja uuteks ülesanneteks. Veski on nagu värav, mis avab uued võimalused ning tuul lükkab sisse hoo. Sest Ansus on õhumärk. Veidi selline mäkketõus näitab, et ikkagi pingutama peab ise ja ise peab astuma sammud oma saatuse loomiseks. See inimene lähebki veskisse oma mõtteid selgeks jahvatama, ootama sõnumit ehk siis teadmist ja äratundmist. Ta läheb tarkust saama iseendale, iseenda jaoks. Kuna Ansus on seotud tuuleelemendiga ja veski töötab tuule jõul, linnud lendavad õhus ja tuules, sinna ja tänna, tuul on liikumine. Kõik meie elus on liikumises ja muutumises, ka meie elu ja saatus. 5 lindu, number 5 on ka muutused, teisenemine, areng, kohanemisvõime. Ja siin üleval on ka väike see kuuma õhupall, samamoodi tuule element. 1 inimene, 1 veski, 1 kuuma õhupall, sina ise. Ja kohati on inimese elu nagu see kuuma õhupall siin. Öeldakse, et seda on väga raske juhtida. Et vahepeal läheb sinna, kuhu väga nagu ei tahakski, et ta läheks. Et nii ka inimese elu. Põhimõtteliselt see maal innustab ja julgustab inimest muutumistele, olema avatud. Aitäh teile ja mind leiate Facebookis Ülle Puu maalid.